Tahaksin teile jutustada täna oma hommikust. Tere hommikut, Mark Ross. Missugune näeb välja üks eestlase hommik? Ta vaatab õue, siis ta näeb kõigepealt sinist taevast, kus lendavad mõned normaalsed lennukid, millele jääb järele paar sentimeetrit saba ja kaob, nii nagu lennuk ikka. Siis läheb normaalne eestlane tund aega hiljem õue, siis hobuseid söötma ja taevas on vahepeal tehtud triibuliseks. Normaalne eestlane paneb mängima televisiooni, kust tuleb ilge õhutõrje sireen, sest normaalsele eestlasele ühest küljest õpetatakse, kuidas see käib. Mina nõukogude lapsena mäletan seda, õppisime varjenditesse minekut ja kõike seda imeilusat, aga teie põlvkonnale on seda hirmu alles vaja sisendada, sest väga lihtne loogika ütleb, et kui õnnestub kirjaliselt Ukrainal neljapäeval, kui kohtuvad Zelenski ja Putin Türgis ja neil õnnestubki sõlmida vaherahu, siis venelane ei saa jätta oma relvastust jõude seisma, relvastus läheb hapuks. Ja siis meil on natukene huvitav. Aga seegi ei ole veel kõik, nüüd siis on lõplikult selgunud, et kõik need munamägede kaupa kokku tassitud pinnasest ehitatud, metsikult smuugeldatud põldudele rajatud, tohutut metsa laastamist põhjendanud viaduktid hakkavadki päriselt käima mitte millegi ja rong ei sõida mitte kuhugi. Tšuh-tšuh. Piilupart rongijuht on meil Ameerikas, tule nüüd ise appi, aga lätlased ei ehitanud Rail Balticut. Niisiis me oleme ohverdanud elusid, nii Hardo Aasmäe kui arvukate loomade ja lindude elusid selle nimel, et ei ole mitte midagi. Ühtlasi ma tänu sellele Rail Baltica teemale kogesin ära, mis asi on tsensuur, sest informeeritud ringkonnad juba ammu teavad, et ei tule mingisugust kiirrongi siit mitte kuhugi ja siis seda ei ole olnud siiani võimalik rääkida. Ka Unustuse jõel on kallas kahel pool. Mis ma valisin IT-kursantidele selle imelise hommiku kaunistuseks? Eesti keele ja kirjanduse tunnis võtame ette materjali, kuhu kaob sinu energia. See, mida ma äsja jutustasin, on tegelikult see tüüpiline moodus, kuidas me laseme endalt kohe ärgates elujõu välja imeda. Mina suudan niimoodi oma esimese tunni päevas elada, et ma ei võta telefoni, kuigi ma tahaksin. Kiusatus on sama, mis sinul. Ja õnneks mind päästavad loomad ja majapidamine, ehk siis ma lükkan seda edasi mõnda aega. Ja meie energia täpselt seda viisi lahkubki meelega sugereeritud hirmusse, teadlikult tekitatud kahju pärast vihastamisse, järjekordsete valitsuse valede väljatulemisse. Kindlasti on midagi siin kuskil naabrite ja perekonnaga ka, nii et meil ongi reaalselt kodust väljumise hetkeks juba käpp maas. Aga õnneks on meil autoraadio, kus tuleb lisa. Nii nunnu. Tekst räägib meile sellest, mida teeb meiega seesama näiliselt süütu nuhvel. See nunnu-punnu asi, mis eranditult igaühel on käes nüüdsel ajal teisest eluaastast alates, pannakse ta lapse vaigistajana luti aseainena talle pihku siis, kui laps läheb kooli, siis on mõeldamatu, et tal seda ei ole ja nii see läheb. Kõigepealt pealkirjas meil ei pea olema sinu suure tähega, sellepärast et
see sina oleks siis suure tähega, kui me kirjutaksime kirja, aga me ei kirjuta, see on tekst nagu tekst. Me teeme teksti korda ja siis kirjutame siia tagumisele küljele sobivasti jäänud ruumi peale. Mismoodi sa ennast kaitsed selle sihiliku roima eest, mis ühineb taevatriipudega, mis ühineb vaktsiinidega, tehisviirustega, olmekeemiaga, säilitusainetega. Meil on nii tore. Me kindlasti vajame ka tuulegeneraatoreid, et oleks täispakett. Pentagrammi astraaltehnoloogiad läbi nutiseadmete. See on siis nüüd teine pealkiri. Mul on kahju, et ma ei tea, kelle töö see on, kirjatöö. Ma sain ta Indrek Pähnapuu profiililt. Indrek Pähnapuu on üliäge aktiivmõtleja, väga šefide tekstide jagaja. Täna hommikuks oli ta välja mõelnud, et kuna meil on kukkunud nüüd välja siuke totukuul Rail Baltica, siis ta joonistas hommikuks uue Pähnapuu moodis ja sõidab Tallinnast Pärnusse. Ja kuna lätlane ei ehita Rail Balticat, siis ta jätkab sealt matka Riiga üle mere. Eestlane ehitab valmis sinu raha eest. On ju? Nii. Mina tahaksin teha kõigi nende tühja ehitatud viaduktide alla uued külakeskused siis, kui rahvas tuleb maale tagasi. Sellest saab minu pensionisammas. No nii, NB, see on 0 vist või? Või O? Keegi ei tea. 0. NV0. Võrgud punuvad oma tehisintellekti plasmat teie hova keha mõõtmelistele kilpidele rohelise ekraanitehnoloogia kaudu. Eesti keeles algavad jutumärgid alt. Mis asi on hova? Kas keegi teab, mis on hova? Selge. Keegi ei tea, järelikult ma ei ole ainus rumal. Et ühendada teid tumeda emataru, see on üks sõna, muidu on tume ema. Aga jutuks on emataru ehk siis keskus kiibiga, Burga Budara, ämbliku võrguga. Paigaldati eile-üleeile Neuralinkis Elon Muski kuulsusrikkal juhtimisel esimene kiip, mis reaalselt ühendab inimese peaaju arvutiga. Delfiin. Ja see tähendab seda, et sa saadki mõttejõul hakata liigutama arvutis ja telefonis asju, sest sa oled nendega üks, sul on kiip. Aga see on nagu see tore pool, et sina liigutad. Tegelikult täpselt sama kiibi kaudu liigutatakse sind. Delfiin, ei tohi. Vabandage. Lõpeta palun ära. Jäta järele. Aita. No nii. Ehk siis sinust on juba süstitud ja vaktsineeritud toredasti. Biorobot täielikust õnnest ongi veel üks kiip puudu. Kuni sul ei ole kiipi, seni sobib selleks täpselt seesama telefon, mis sul käes on. Härra Anniko ja Urmanov. Sulev arvab, et ma tema telefoni ei näe. Jah. Teie nutitelefonid ja nutitelerid saadavad heliimpulsside ehk siis negatiivne roheline EMF spekter kaudu välja negatiivseid pentagrammiga krüpteeritud geomantseid. Mis sõna on geomants?
mantse. Nüüd mina guugeldan, sellepärast, et kui mind jätavad jahedaks need tähekombinatsioonid, mida niikuinii täitsa olemas, mida niikuinii meil siin IT-inimeste paberitel ja kõnepruugis liigub meeletult, siis vot kui on ikka täitsa sõna, siis ma tahan teada, mis asi on geomant. Sellel on terve oma kodulehekülg. Ahah, see on nii, siis juhtmevaba võrgustiku. Lainete levi lahenduste tugevdamine, nagu te näete. Nii et täitsa olemas, küll aga ta on meil käänatud natuke põõsasse. Kui on originaalsõna geomant, siis me ütleme geomante. Lubage palun kolleeg tuppa. Tere! Unimüts Tutikülast, palun saatke talle. Tutist. Me tutistasime sulle ühe paberi. Me tegeleme praegusel hetkel küsimusega, kuidas sa oled oma telefoni kaudu ühendatud võrgustikku, mis kenasti valmistab ette inimeste kiibistamist kiipidega, mis panevad su Neuralinki võrku, sa hakkad liigutama oma telefonis ja arvutis asju mõttejõuga. Ja selle juures pisiasi on see, et sind ennast liigutatakse selle kiibi kaudu. Nii et tere klubisse, uurime, mis värk on. Põimitud piksli andmetest põimitud tagaotsa sigilid, mis seal tagumikus meil nüüd siis on, mida loed eetriliselt. Põimitud kindlasti on meil väikese tähega, sellepärast, et siis ka, kui sa oma töödesse mingeid asju, mis ei ole iseseisvad laused, paned sulgudesse, siis see kompott algab sul väikese tähega. Ja siis mitte tagaotsa, vaid siis, mis asi on sigil? Märgid ja kujundid. Ära seletagi mulle, sest teised ei ole väga palju targemad kui mina. Me peame seletama nii, et loll ka saab aru. Ehk siis põimitud, mitte tagaotsa, see on siis... Mis asi? Maandisümbol. Maagia. Teate, mis on? Miks ei lubata meil koolis juua näiteks energiajooke, sellepärast, et Monster energiajoogi peal nagu oleks M. Aga tegelikult heebrea keeles iga selline konks on 6. Monsteri külje peal on 666. Teid mürgitatakse sihilikult, Red Bull oma erimites nii õudne ei ole, aga Monster on reaalselt sama äge kui torusiil ja siis vaktsiinid. Teid vaktsineeritakse inimeseks olemise vastu. Maagiasümbolid. Tagaotsa maagiasümbolid, see on siis... Maagiasümbolid on küll, aga mis me selle tagaotsaga nüüd siis teeme? Lõpp-punkt krüpteeritud, jah? Ei ole ju. Tagaotsa, see on need kõige päramised, kõige tagumised, kõige õudsemad, kõige kohutavamad. Mis sõna me siia paneme? Võiksin muidu panna ju hämarad maagiasümbolid, aga see on pigem, ma saan sellest tähendusest aru, see on siis peidetud, varjatud.
niiviisi, et sa ei saa aru, et sind praegusel hetkel just kodeeritakse ja programmeeritakse. No vot, tagaotsas on Pepu. Pepuga me siin ei tegele, sellega tegeldakse Säreveres. Loomakasvatajad on seal. Ütleme siis nähtamatud maagia sümbolid, mida loed eetriliselt. Me ei pruugi parandada, sest mõte on sama, mis raadiolainetel, telelainetel, eetri kaudu, eetriliselt. Ja me ei pea ju selle juures mõtlema siis seda, et see on õuga. Nii setud me ka ei ole. Mille abil neelate oma nutiseadmes footon andurite kaudu vaatamise sisu. Üks osa siis sellest, mida sa scrollid, otsid, kuugutad, on see, mida sa tahadki saada. Siin Murutar otsis, mis see geomant on. Aga teine osa, mida sa ei näe, tuleb eetri kaudu ja programmeerib sind samal ajal. Sa võid olla ehmunud, et omavahelistes vestlustes räägitud asjade reklaamid hakkavad sul kohe tulema. Sa isegi ei pruugi guugeldada, saad aru. Sa räägid millestki, sa teed lahti mõne oma sotsiaalmeedia kanali ja sulle pakutakse seda, millest sa just rääkisid. Õudne. No voh, ja selles point ongi, et sa saad kahte moodi teavet. Üks on siis see, mida sa tahtsid, ja teine on see, mille olemasolus sa ei teagi. Sama kehtib ka, ja mitte heliga, vaid heli kohta. Heli kohta tundub, et tekst on mingisugusest pigem slaavi kui inglise keeles tõlgitud. Mida kuuleb ja ei kuule, ehk siis me teame seda, et osa helilaineid, muusika, õpetajatädi, need on need, mida me kuuleme, siis on need helilained, mida kuulevad nahkhiired ja putukad omavahel. Ja siis on see infrahirmutis, mis tuleb meile kallale koos tuulegeneraatoritega. No et. Oi, me oleme informeeritud. Mõtle sellest kui fotosünteesi tagurpidi versioonist. Fotosüntees, bioloogiaklass, seina taga, teate küll. Päikese energiast klorofülli abiga toodetakse hapnikku, aga nüüd on tagurpidi, mis sind pigem tühjendab. Koma ära, võrdleb kui selle, et koma ei käi. Meil on tingimuslik kui, mis tahab koma, aga see just vastupidi ei ole see tingimuslik. Pigem tühjendab, kui energiat annab. Siia ei ole vaja ei koma ega semikoolonit maha see sodi siit. Varastades su elujõu läbi LED-valguse, mis on nagu hästi säästu. LED-lambid toas, autodel LED-id, igal pool LED-id peaaegu ei võtagi elektrit, midagi jääb ikkagi elamiseks ka rahast järele. See lihtsalt ei ela koos nende lampidega. Eriti sinine valgus D13, tagurpidi sinine kiir, 666 valgus. See on kenas komplektis Monster energiajoogiga. Piksli andmetes olevad mikro-nano sigid. Härra Peetso meile ütles, mis asi see sigi on. See on siis... Sigid ja sigi on erinevad asjad. Nii, ja mis need sigid on? Ta ei ole kindlasti seotud sigivusega. Mikro ja nano. Ikkagi ma arvan, et need on need samad sigilid, aga õnnetu robot tõlkis valesti. Sigilid olid meil siis maagia sümbolid. Nii et ma aiman, et need mikro-nano sümbolid on kodeeritud varastama teie kvantitatiivsete, astraalsete kloonide, koopiate ja muude, nüüd mitte kurjamate, vaid siis pahatahtlike. See on nii nagu arvutis on pahavara, samamoodi pahatahtlikud
pahatahtlikke. See päevakordades, see on siis menüü tegelikult pahatahtlike menüüde jaoks, mida talletatakse energeetiliste salvestustena hibernatsioonitsooni laevade poolt. Need tõenäoliselt on meil siis satelliidideks inim- ja indigorassidele. Indigo on väikese tähega ja indigorass on üks sõna. Indigo on sinise bioväljaga uue aja inimene, kelle suguseid praegusel ajal meie hulgas on ülipalju, siinsamas ruumis on mitmeid. Need, kes esimesena olid sinise bioväljaga, täiesti mõõdetav bioresonantsaparaatidega, need olid natuke jamas, sest nad olid teistsugused kui teised. Nüüd ei ole asi nii hull. Indigorassid, nad loovad sinust astraalselt kloone, ehk siis sind kodeeritakse nii, et sul on paralleelsed sinad. Sellest on tehtud hämmastavalt palju filme. Ehk siis sinust luuakse duplikaadid. See ei ole sama, et Putin saadab Türki teise Putini. See on see, et paralleelselt sa tiksud mitmes reaalsuses ja läbi selle saab sind manipuleerida ja kodeerida. Et rünnata sinu füüsilisi, emotsionaalseid ja aatomkehasid. Ja siis meile selgitatakse sulgudes, et see on sõda sinu sinu ja varju sinu vahel. Erinevad gurud ja teejuhid üritavad inimest lepitada ja sõbraks teha nende varjudega, kes oled küll sina, aga samas mitte sina, nii et sina ja varju sina. Need üritused jäävadki kestma, need ei saa kunagi valmis, sellepärast et neid varju sinusid tehakse kogu aeg juurde. Praegu ka keegi kusagil sisestab infi, varju sinu väljas on see olemas ja sa ei tea, miks sa käitud nii, nagu sa käitud, miks sa ei oska teha endale kasulikke valikuid, otsuseid, sest sa oled programmeeritud nagu ulmefilmides, mis ei ole ulme, mida ühendavad mustad hallid nöörid. Need nöörid tegelikult on siis kui me millestki tahame lahti saada, siis me inglise keeles ütleme cutting cords, cord, side, nöör. Pigem ütlemegi sidemed, sest et nöörid on kangesti füüsiline. Sidemed, see part umbi, mis asi on apart? See mulle meenub kohe paralleelselt apartheid, rassirežiim. Aga mis asi on must? Ahaa, täiesti olemas. Mitte, et ma aru saaksin. Setsuna viki, lamsetsuna fantoomivärk. Ühe sõnaga see on täiesti iseseisev sõna. Aga me peame ta nüüd panema tõesti suure tähega, sellepärast, et meile siin jutustab see doktor Google, et ta ongi päris nimi. Me paneme apart suure tähega ja nad siis on pärit sellest fantoommaailmast. Põhimõtteliselt kiirgavad teie telefonid ja telerid välja pentagrammi kiired. Pentagrammi i-d ei ole vaja. Me teeme sellest liitsõna nimetavas käändes pentagramm ja siis on kiire liik, pentagramm kiir.
milles rohelise ekraani, i on lõpust puudu, tehnoloogia häkib teie rohelise dimensiooni praana astraalkehas. Praana on elus õhk. Praana on sedavõrd laetud päikesest ja teistest kosmilistest energiatest õhk, et teoreetiliselt ta peaks meid toitma. Meie hulgas siin planeedil on täiesti olemas nii kõrge arengutasemega inimesi, kes suudavad olla praanatoidulised. Ehk siis ma ei räägi toortoidust, veganlusest, vaid inimesed, kes võivadki olla väga kaua ilma söömata, sest nad toituvad õhust. Aga meie teiega oleme nii ära manipuleeritud, et me ei saa õhust peale hapniku ja mürkide suurt muhvigi kätte. Nii siis suunates südame tšakra, alfa ja oomega tapmiskood, mis täppkohandab on üks sõna, teie vaimses kehas olevaid aatomeid. Alfa ja oomega teatavasti on meil siis selle tähestiku esimene ja viimane täht. Nii et meile räägitakse, et see täppkohandamine ehk siis punktkodeerimine tähendab seda, et sinus keeratakse kinni. See tapmine tähendab kinni keeramist. Sa ei saa kätte seda, mille sees sa reaalselt oled. Aatomeid, et luua nukk nagu meelekontroll, ennustatav programm salvestab teid nende planeedilt väljaspool, siin on paar käänet nihu, astraalset hibernatsioonitsooni. See on siis metatroonilised ringhäälingujaamad. Metatron on üks kaitseinglitest, peainglitest. Mis nende käänetega meil siin nüüd siis juhtus? Nagu mingi IT-inimene oleks selle kirjutanud. Kehas olevaid aatomeid, et luua nukk. Sellest me saame aru. See on just täpselt see kloon, see kerner. Ei sa mööbeldad. See on just täpselt siis sinu, mitte sina. See nukk. Nagu on üle aru, et luua nukk, meelekontroll, ennustatav programm, mis salvestab teid. Nende japa ja edasi on korras. Shadow 4D. Me saame vabalt öelda eestikeelse sõna vari. Õieti siis varju. Varju 4D keha võtab kontrolli 3D kehatiheduse ühe radikaalkeha naha läbi. Me saame aru. Varju 4D keha võtab läbi naha, tuleb siia vahele. 4D keha võtab läbi naha kontrolli 3D keha tiheduse ühe radiaalkeha üle. Nii, nüüd on kontroll üle võetud. Saime aru küll. Häkkides umbi lukku 2 tolli nabast allpool, nagu eelpool mainitud. 2 tolli nabast allpool. Poistel on eesnääre ja tüdrukutel on emakas seal. Jah, selge. Sellepärast ongi Matrixi filmi koodid rohelised. See kehtib ka päris filmi kohta Matrix. See kehtib kinos, televiisoris, telefonis näidatavate roheliste ekraanide kohta. Need on praana kaaperdamiseks, et jätkata Metatronic Matrixi toitmist
elava elu kvantvampiiridega orgaanilisest allikast. Loomingust ei ole vaja, see dubleerib looja allikas, see on algallikas, Jumal. Ehk siis meile aeg-ajalt lastakse seda rohelist mõnuga peale, käiakse üle LED-valgusega, et me püsiksime ilusti kaperdatutena ega saaks kätte seda, mis küllus tegelikult meie ümber on. Enamik pentagramme, teate küll, pentagramm on üldjoontes ka ju meil satanistide sümbol ja kujund. Või kasha võtmeid, sellega on nüüd ka kasha, jutuks on akasha. Akasha on inimkonna ajalugu, see on meie eest ülihoolega ära varjatud koos piibli ümberkirjutamisega. Akashic system. Nii. Ehk siis Akasha on kõiksusse salvestatud inimkonna, planeedi, kõigi tsivilisatsioonide, teiste planeetide, teiste tsivilisatsioonide lugu. Blueprint, jälg, mida me nagu tajume, me aimame, et me ei ole ainsad mõtlevad olendid siin ja et meid on palju ja et me oleme ka enne siin olnud, aga see on toredasti ära kustutatud ja iga ajastuga järjest osavamalt seda jätkatakse. 2 tolli nabast allpool. Enamik pentagramme, kus mul see Akasha nüüd siis on? Akasha võtmeid, niisiis Akasha on SH-ga, on kasutatud energia tõmbamiseks ja surumiseks musta augu süsteemidesse ning praegu kasutatakse neid teie vaimu allureaani kambrite imemiseks. Mis asi on allureaan? Allüür, see on hobuse puhul erinev liikumisvorm. Samm, traav või galopp, allureaan. Chambers. Ahaa, näete, mis see on? Ongi allureaan, jääb suure tähega, kambrid on täiesti õigesti. Ja meil on olemas terve hulk kodulehekülgi, kus te saate täpsemalt vaadata. Teadlikkus, vabaduse õpetus, spirituaalsus. Ahah. No nii, rünnates praana seemet, mis toidab neid hingamiskambreid läbi südame tšakra ja azur A. Pentagrammide kasutamiseks on olemas positiivsed rakendused, kuid ma ei hakka sellest praegu rääkima. Paganlikud tavad kasutavad vampiiridele pentagramme, mitte vampiiridele, vaid vampiiride. Vampiiride jaoks on õige. Vampiiride jaoks pentagramme, mis sageli kutsuvad esile astraalse õndsuse kogemusi toitumise tagajärjel. Seesama hakkab sinuga juhtuma ka telefoniga seoses. Sa vajad telefoni enda käes nagu toitu, nagu õhku, sellepärast et sa oled programmeeritud ja sa toitud sellest saastast, mis sealt sees tuleb. Kui sinu käest telefon ära võtta, siis sul hakkab halb, nagu joodikul ilma pudelita. Sa hakkad värisema, sa lähed närvi, sa satud paanikasse. Kui sa ei anna äragi. On ju, näed siis praegu, näed. Nii on. Siin on kasulik nõuanne.
Urmanov, kas sa kuuletsid, kasulik nõuanne tuleb? Ära istu teleri või nutitelefoni eesmise nurga all. Istu, kuna see esimene pöördumine oli sina vormis, jätkame sinatamist. Istu külgnurga või nurga all oma seadet otse joonest näole või kehasse. Ahah, ma sain aru küll, milles jutt on. Robot tõlkis selle lause täiesti võssa. Meile öeldakse, ära istu teleri või nutitelefoni ees. Neil ei ole vaja seda eesmist nurka. Nad peavad silmas ees, et sa ei oleks otse frondis. Laupkokkupõrget väldi selle esemega. Kusjuures, et kus ma olen või? Siin on kasulik nõuanne, on see lõik. See on tagumine kolmandik. Et sa siis ei istuks otse laupkokkupõrkes selle ekraaniga, ükskõik kas ta on telefon, jah, proosit. Istu külgnurga. See on sobiv sõna, sellepärast, et sulle öeldakse, et see oleks nii, nagu näiteks mina praegu oma laptopiga, et kumb kas tema otsesest haardest väljas või siis suunan ta vot seda viisi. Viltu, no ma suunasin ta otse enda peale, aga mõte on ja selles, et sa ei ole laubiti võimalikult viltu. Trallalla nurga all. Siin on puudu paar sõna. Külgnurga või nurga all. Kuidas see õige laus tuleb? Nurga all, koma, vältides oma seadme otsejoones suunamist näole või kehasse, mida ma just praegu tegin. Et sa istud nurga all, vältides oma seadme otsejoones suunamist näole või kehasse, et vältida teie keha pommitamist astraalpentagramm I vahelt ära, astraalpentagramm rünnakutega, mis varastavad ja korraldavad teie tulekoode ümber. Need on nüüd kaitsekoodid, siin on tekkinud hübriidsõna tulemüür ja kaitsekoodid. Ütleme siiski kaitsekoode ümber, siis me saame aru küll, et su kaitse läheb nässu, kui sa ennast niiviisi küpsetad siin. Sest sinu koodid tehakse ümber. Leegikeha. Flame. Pigem on tegelikult jutuks välja aktiveerimine. See leegikeha, see flame, see on väljavärv. Ta on kas sinine, roheline, violetne. Võtame leegi ära. Lause on keha välja aktiveerimised panevad tulemüüri ümber teie auraväljade. Aurikut siin ei ole. Tähti on liiga palju. Ümber teie auraväljade, et vältida valgust või segada teie geneetilise, jälle mitte tule, vaid välja. Tähekoodi üks sõna järjestusi, mis ühendavad teie prana eironi vooluga. Ehk siis sind pidevalt lülitatakse välja sellest, kes sa tegelikult oled. Sind eraldatakse kogu aeg algallikast, kust sa pärined. AI genereeris kunstiteoseid samamoodi.
krüpteerides eeterliku kihiga fikseeritud morfogeneetilises väljas, püüdes lõksu teie eetos eirose, see on meil nüüd tegelikult siis kreeka keeles ja ethos on H vahelt ära kadunud. Mees ja naine, eetri, võimusammas, püüdes lõksu teie eetos eirose, mees ja naine, eeterliku võimusamba, palun jah, eeterliku võimusamba või energiasamba, time wall, ajaseina, selle ümber ei ole üldse vaja mingeid jutumärke, ajaseina, Metatronic Gravitron Beast süsteemis, Beast on ka suure tähega. Vaatame, kes see, mis see on, see Metatronic Gravitron Beast. Oi, me saame kõik teada. Metatronic Gravitron Beast. See Gravitron Beast kiirendab geograafilist ja geomagneetilist toimimist ja me saame sellega praegu eriti teravalt pihta sel lihtsal põhjusel, et meie planeedi magnetpoolus, magnettelg nihkub ülikiiresti. Ta on seda kogu aeg teinud, see ei ole midagi uut, aga tavaliselt ei juhtu see nii väga kiiresti kui meil praegu. Ette arvatust kümneid, isegi 100 aastaid rutem toimub telje nihe ja pooluste pööre. Ja sa pead sellega toime tulema, rööbiti sellega, et päike on õudselt aktiivne ja ta paneb üle päeva erakordselt tugevaid tutakaid meile. Ühtlasi me koos planeediga läbime praegu footonvööd. Footonvöö ümbritseb siis meie päikest, nii et meil on hetkel vaja hakkama saada kohutavalt paljude asjadega. Päikese footonvööst sõidame tükis planeediga läbi. Planeedi magnettelg ülikiiresti pöörab. Me saame pidevalt litaki-tutaki päikese käest. Ja siis ei suuda härra Anniko seda telefoniga käest ära panna, sest talle tundub, et see kaitseb teda, sest ta tunneb ennast hästi. Kui see on tal käes, siis sa oled oma mullis peidus. Aga tegelikult oled sa sisuliselt energeetilises nohus. Teab, aga ikka teeb. AI tööriistad üldiselt töötavad läbi juurdepääsu sinu praanale. Ehk siis nad tõesti järjest paremini teevad sinu tekste, nad järjest paremini loovad sulle kunstiteoseid, sest see raisk põhimõtteliselt teabki, mida sa tahad. Ta põhimõtteliselt loebki sind. Ja Kross laseb praegu ennast vabalt lugeda. Niisiis, mis tähendab, et sa müüd sõna otseses mõttes oma hinge. D4 praana hinge tasandil. Praana soul on praana hinge tasandil. Toites tehisintellekti, assimileerimise, päevakava ülevõtmist. Päevakava on menüü. Me ikka kasutame prantsuskeelset sõna menüü, sest päevakava, see on nagu sõiduplaan või midagi. Toites oma kvantitooni, et paljuneda ja kopeerida nende nano nüüd on lugu siuke, et üldse ei saa aru. Nano on selge. Gravitron Black Goo. Mis asi on Gravitron Black Goo?
meile praegu siin selgitatakse, kuidas AI teeb tekste, kuidas AI teeb kunsti. Gravitron, kas on see kuu päriselt olemas? Ei ole. Gravikuu on küll. Spangler. sa räägid tati kollidest, ei ole. Et see on energeetiline tatikoll põhimõtteliselt, Jaagar, su võrdlus muidu on täiesti asjakohane. Ma ei saa öelda, et ma väga hästi oskaksin seda lauset korda teha, aga mõte. Mis see nüükus on? Tati koll või jobi? On tatti. Jobi on kamm. Sorry. Jaha, plasmat, et nakatada rohkem aatomeid. Koma, see planeet, sulgusid ei ole vaja, miks need on, ei tea. Et nakatada rohkem aatomeid, see planeet muudab orgaanilised, mitte siis hüdrod, nagu te näete, see on orgaaniline vesi, see gravitron kuu. See on kogu sinu keha vedelik on kontrolli all läbi selle telefoni, mis sulle nii rõõmu teeb, et jagad seda rõõmu Meresmaaga ja temagi on rõõmus, Helna. No nii. Orgaanilised vedelikud. Mitte hüdrod. Nii et sul oli tatikollide ja spermaasjus õigus. Need lähevad ka kontrolli alla. Kõik kehavedelikud sul muteeritakse ja sa oled biorobot. Paljud inimesed kukutavad lähiaastatel füüsilise keha. Kukutavad, see tähendab kaotavad. See tähendab, et nad surevad ära. Meresmaa, kas sa oled mõelnud selle peale, et sa sured üks päev ära? Helna. Sorry. Just. Paljud inimesed kaotavad lähiaastatel füüsilise keha. Me vahetame ära käände, sest see füüsilist keha kaotama, see on protsessis olemine, sa kogu aeg kaotad. Aga kui sa kaotad ta ära, siis on see tehtud. Sul ei ole enam keha. Sest kõrgemad minad mitmuses, kõrgemad minad hinge ja mitte siis üleüldse, vaid kõiksuse, hinge ja kõiksuse tasandil ei ole valmis end kaotama ärkamatute tegude tõttu füüsilises 3D kehas. Lause on korras, mõte on selles, et ei ole suutelised meie patused kered meie tegude eest enam vastutama ja siis on lihtsam ära surra. Nõustudes eeterliku ja aatomilise assimilatsiooniga musta kuu, see on siis nüüd vedelik, miasmi pilve tehnoloogiasse. Pilve ümber ei pea olema meil jutumärkest, me kogu aeg räägime, et meil lähevad tekstid pilve, me laeme asju pilve, et nad ära ei kaoks. Me tõmbame ennast pilve, kui me oleme kanepisõbrad. Rikas mees. Aga jaa, see kuu on siis, nagu te aru saite, kõikvõimalik vedelik. Laadimas rohkem ennast pilve. Laadime rohkem ennast pilve. Silmas peetakse, et kui sul ei ole keha, siis sa oledki üleni pilves. Olge valmis. Etti ei ole vaja, olge valmis. Kuna see juhtub massiliselt, võib olla, jääbki lahku, võimalus, et meedia haibib nõrga B-ga selle teise potentsiaalse whatever jääb nii, jätkuna igavesele. Ja nüüd jätkuna jätkuvale ei ole hea, me teise sõna asendame sõnaga pideva hirmu ajendatud. Igavesele pideva hirmu ajendatud paradigmale, mis ümbritseb
haigust. Osa sellest, mida oleme viimastel aastatel juba näinud, oli tulemus sellest, ehk siis tehisviirus, sundvaktsineerimised, taevatriibud, chemtrail, mida ma mainisin enne, prana alfa, omega tapmiskoodi ja retroviiruse tehnoloogiate kohta, võttes välja mallid ja kehad, mis assimileeruvad piibellikku elaja Gravitron Leviathan Behemoti astraalvanglasse. Piiblis Leviathan on hiigelsuur vaalaskala-laadne nähtus, mis neelab kõik. Akasha oli meil siis see õige sõna. Akasha võti on siin olla teadlik sellest, millist tehnoloogiat kasutad ja kuidas seda kasutad. Digitaliseeri kõik, mõttekriips, ja sa digitaliseerid inimesed. Nüüd sa siis tead. Punkt ja uus lause suure algustähega. Milline on sinu korrigeeriv tegevuskava? Meil oli siin teine küsimus, kas ja kuidas sina ennast nutimaailma eest kaitsed, blokeerid, piirad. Ma sain praegu just aru. Aitäh, Karmo. Näete, niimoodi näeb välja. Siia alla kirjutatud tekst, palun, teie omad ka. Ma sain praegu just aru, et ma olen tegelikult palju suuremas nutisõltuvuses, kui ma aiman. Ma ärkan öösiti kell 3 igal ööl. Esimene asi ma vaatan, mis telefonis on. Õpetades õpime kõige paremini. Mis see on? Pietso, tee siia rohkem. Tänan. Ja me kohtume järgmiste teemade embuses. Püsi puhtana.